käkikeerajate nädala ringvaade. Ainsana esitame käkikeerajate vägitegusid. Sel nädalal Eesti tublid käkikeerajad on ka osavad pankrotimeistrid. Presidendi määrajad vajavad rohkem valikuid. Eesti majandus on kindlal tõusuteel. Ja Eesti riigikaitse veelgi pehmemaks ja karvasemaks. Hakkame pihta. Advokaat Karin Madisson teatab, et umbes 90% pankrotistunud ettevõtete juhatuse liikmetest pääsevad vastutust kandmast või jäetakse nende vastunõuded üldse esitamast. Meie käkikeerajatele soodsad seadused lubavad palju nõuded lõpetada raugemisega, mis tähendab, et viimane kui sent on pangakontult kadunud ja pankrotihalduril ei jätku raha isegi selgitamiseks, kas midagi on tehtud valesti. See lubab firma juhtidel, kes on kantinud kogu oma vara teise ühingusse, jätkata seal oma tegevust ilma võlgadeta. Tore näide Eesti tublide käkikeerajate tehingutest on vendade sõnajalgade osav raamatupidamine, mis põhjustas 94 miljoni kroonise kassa puudujäägi. Aga hagi nende vastu ei rahuldatud, kuna tegu oli kohtuniku hinnangul aegunud. Veelgi toredam näide on äsja pankrotini jõudnud kunagise Tallinna linnapea Hardo Aasmäe entsüklopeedia tegemine, mis on võimaldanud tubli pankrotimeistril elada laia elu võlausaldajate arvel, kellele on tehtud umbes 3/4 miljonit eurot külma. Meie pankrotimeistrid on kahtlemata eeskujuks käkikeerajatele kõikides teistes riikides. Võime neile ja Eesti seaduste tegijatele tõeliselt uhked olla, sest lõppkokkuvõttes tulevad kadunud rahad ikka rahva taskust, ei iialgi mitte meilt. Eesti kõige kohanemisvõimelisem käkikeeraja Edgar Savisaar tegi muidu igava presidendi ametisse määramise protseduuri natukene huvitavamaks, kui ta esitas teiseks kandidaadiks Indrek Tarandi. Hale naljakas Ilves teeb küll vahetevahel rahvale nalja, aga enamasti on ta siiski ainult hale. 2 kandidaati on kindlasti samm õiges suunas. Sama suunda võiksime veelgi edasi arendada, kui rakendaksime praktiliselt Keskerakonna teise tubli käkikeeraja Mart Viisitamme tähelepaneku, et Eestis leidub sadu inimesi, kes oleksid presidendi ametis paremad kui Toomas Hendrik Ilves. Eesti käkikeerajate liit soovitabki sama teed jätkata, esitada veel palju kandidaate ja siis nende hulgast 100 presidenti määrata. Mõelge, millise rahvusvahelise tähelepanu ja tunnustuse me pälviks, kui oleksime ainuke riik, millel on 100 presidenti. Samuti nagu ühel, poleks ka 100 presidendil midagi olulist teha ja ega me ka rohkem raha ei raiskaks. Arvame, et on võimalik leida 100 inimest, kes on rahul sellega, et nende vahel Ilvese ja Evelini palgad, hüvitised ja Eveline turismitalu ja kübarate kulud kõik ära jaotatakse. Ega 100-le pole ka vaja kõike seda turvamist, autojuhte ja tervishoiuteenuseid, mida me Ilvesele peame kalli raha eest tarnima. Kui 100-st üks või isegi mitu peaks kärvama, jääks järele neid veel küllalt. Kadrioru lossi võiksime mõnele rikkale ärimehele välja rentida ja mõelgi, kui tore oleks lihtrahval mõne presidendiga toidupoes või rannal suhelda. Reformikate võid kindel olla valimislubadus on pärast valimisi kiiresti tõestust leidnud. Kuigi me ilmselt ei jõua 5 Euroopa rikkama riigi hulka, nagu lubas Ansip, võime siiski kindlad olla, et Eesti majandus on reformikate kindlal juhtimisel kindlal tõusuteel. Seda näitab kõige paremini Eesti toiduhindade kindel tõus. Hiljuti leidis nädalalehe Ekspressi ajakirjanik, et Ryanairiga Bremenisse lendamine, et seal oma toidukorv täita, tuleb koos lennukipiletiga odavam kui samade sisseostude tegemine Eestis.
Enamus tublid võimul olevaid Eesti käkikeerajad ei pea isegi lendama odava Ryanairiga Bremenisse, sest maksumaksjate kulul võivad nad sõita esimese klassi piletiga linnadesse, kus on paremad ja luksuskaubad. Seda, et majandus on kindlal tõusuteel, näitab ka kõikide tublide Eesti käkikeerajate sissetulekute kindel tõus ja see, et me oleme lihtrahva juba ammu harjutanud piskuga läbi ajama. Kuigi me Putini Venemaaga ei suuda esimese koha saavutamiseks veel võistelda, oleme reformikate kindlal juhtimisel jõudmas kiiresti nende 5 riigi hulka, kus võimueliidil on kõige parem elu. Meile teeb rõõmu, et meie tubli kaitseminister, Iisraeli relvatehingu kangelane Mart Laar, kes on meie riigikaitse muutnud iseenda eeskujul pehmeks ja karvaseks, jätkab agaralt Eesti riigikaitse kujundamist. Relvi me tegelikult vajame ja relvasüsteeme on üsna selgelt kirja pandud. Meie küsimus on alati see, et mida me jõuame teha varem ja mida natukene hiljem. Aga seda, mida on otsustatud, kokku lepitud ja avalikult välja üteldud, on see siis parem õhutõrje võimekus, on see soomusvõimekus, on need luurevõimekuse tõstmine, eelhoiatuse tõstmine. Seda kõike tuleb teha. Ta on loonud hästi tasuva nõuniku koha oma heale, samuti pehmele ja karvasele semule Lauri Vahtrele, kes toob ajaloolasena meie kaitseministeeriumile väärtuslikke teadmisi sõjapidamises ja tasuvate relvahanke tehingute sooritamises. Kuigi kohale on välja kuulutatud avalik konkurss, soovitame, et teised inimesed ilma asjata oma aega ja energiat kandideerimisega ei raiskaks. Oleme Eestis juba ammu sisse seadnud avalikude konkursside süsteemi, mis laseb võimulolijatel ainult oma sugulasi ja sõpru ametisse määrata. See on sarnane meie presidendi määramise süsteemiga, kus on tavaliselt võimalik ametisse määrata just selline ustav partei sulane, kes nurisemata võimueliidi käske täidab. See on tore, et Mart Laar on oma semule tasuva ametikoha loomiseks hakanud juba päris riigikaitse eksperte koondama. Ei ole ju mõtet jätta ametisse sellised, kes võivad pahatahtlikult kahtluse alla seada meie tubli kaitseministri tulevasi tasuvaid relvahanke tehinguid. Oma pehmete ja karvaste tiimiga on Mart Laar valmis uuteks ja tasuvatemaks relvatehinguteks, mis kindlasti tagavad talle Eesti riigikaitsja kangelase au ja kuulsuse läbi aegade.